minu arust on see nagu loomulik reaktsioon, et keegi räägib sulle, et noh, tuleb mingi vendukas sisse, et noh, Jumal on nii imeline ja me peaksime kõik teda teenima, et ilma Jumalata sa ei saa õnnelikuks ja sa mõtled oma ajudes, et hakkab pihta jälle noh. Kogu see elu on mingi orjamine, mingi diktaatorid, kogu aeg pead kedagi vaikses peale, eks ju, emme-issis jälle pead nii, eks ju, koolis nii ja siis on mingid ülemused tööl või mingid rikkurid või mingid maailma diktaatorid ja juhid ja kogu aeg nagu kõik ekspluateerivad kõike, peab kõike orjama ja siis tuleb nagu see jumalamees ka ja nagu sa ei tea nagu midagi jumalast ja sul ei ole seda informatsiooni, sa ei ole tutvunud pühakute sisemaailmaga, eks ju, läbi dokumentaalsete kirjelduste, siis see paistab sulle nagu selline noh, järjekordne mingi noh, ja mõnikord võib-olla ongi, eks ju, keegi ütleb, et mina olen Jumal või meie liikumine või noh, see fanaatilisus, sentimentaalsus, mis on see religiooniga, usuga jääb kaasas tavaliselt, eriti algusetappidel. Ja põhimõtteliselt sul nagu noh, see tunne sisemiselt, et väga huvitav, eks ju. Võib-olla neid case'e on ka, aga no üldiselt inimene noh, kui sul keegi ütleb, et sa pead anduma Jumalale, kõik oma keha, mõtte, hinge andma Jumalale, teda teenima, teda rahuldama, kogu elu temale andma, et muidu sa ei ole õnnelik, siis isegi see paistab noh, ta võib olla loogiline, et öeldakse, et noh, sa oled osake Jumalast, et kui on Jumal rahul, eks ju, puu juurde kastad veega, siis on puu ka rahul, eks ju, et automaatselt, kui sa tahad sügavat algselt oma hinge õnne tunda, siis noh, sa pead ennast ühendama allikaga, eks ju. Aga läbi armastuse, eks ju, mitte läbi askeeside, mingi läbi teadmiste, need on vajalikud vahendid, aga lõppkokkuvõttes ikka läbi armastuse emotsiooni, eks ju. Ja noh, see kõlab ka loogiliselt, aga ikkagi, kui sa ei ole tutvunud, süvenenud ja kuulnud, kuidas pühendunud tunnetavad Jumalat ja ülistavad Jumalat ja mis emotsioonid seal on ja siis kirjeldatakse vedades ka Jumala kehastusi ja algset Jumalat, Krishnat ja kui sa aastad ja aastad nagu loed temast, siis sa automaatselt saad aru, et kõik muud variandid on nagu noh, mannetud. Sest sa oled kogu elu proovinud, et see on nagu ainuke sõber, ainuke ülemus, ainuke on see, kes sinu hinge kõrval on ülihinge ja püha vaimuna, ainuke see elus olend, kes on sinust tõesti huvitatud ja kes sulle 24/7 kogu elu ja elust elusse on andnud nagunii kõike, ta on alalhoidjana kõigi energiate ja kõikide ilmingute looja, eks ju. Sina oled veel lahutamatu osake, et sa ei saagi enne maha rahuneda ja sa saad seda, nagu seda informatsiooni ja siis see nagu algaja pühendunule öeldakse, et teeni Jumalat, ta võtab selle vastu, siis isegi kui ta on jõudnud nagu täiusesse, siis ta lõpuks saab arugi, et see printsiip, eks, et me üritame Jumalat teenida, see ongi lõplik, kui sa oled ennast teadvustanud maha haava, et sa nagu, sa ei pea nagu mõtlema, et ma pean nüüd tõusma, et palvetama, ma pean neid regulatsioone tegema, neid vaimseid tegevusi. See on sinu jaoks spontaanne, sa oled fänn, sa oled lihtsalt fänn, sa vaatad, see on kõige vingem loomulik algne hingeseisund teenida Jumalat. Ja loomulikult, kui sa saad aru, et Jumal on loonud sinu, meie kõik oleme tema lahutamad osakesed, siis sa ei saagi nagu lükata kedagi ära, et umbes, et oh Jumal, et mina ja sina, eks, et siis automaatselt kõik käib sinna alla, eks. Mateeria, vaim, elusolendid, ateistid, mitte ateistid, teemonid, mitte teemonid, kõiki sa sisemiselt nagu saad aru, et seal on mingi point. Ja kõik väärivad puhast Jumala armulikkust, eks ju, siis sa räägid kõigile sellest, et ülitsage Jumalat, teenige teda, eks ju, siis see on sinu jaoks juba spontaanne. Aga noh, minu jaoks, kui ma räägin, see veel ei ole spontaanne, see on rohkem selline teoreetiline, ma olen tundnud küll, et parem on tõesti ikkagi elada, kui sa aktsepteerid, et loodus on elus ja seal taga on teadus ja et igal asjal on mõte ja ma olen nagu saanud kogemust ka, et on jah, kõik on selline nagu no nagu algaja pühenduja, eks, et avansipäeva on olnud, eks, avanssi oled ka saanud vahest tunda midagi, aga see on selline rohkem, saad aru, et see nagu antakse korraks kingitus, et sa teel püsiks ja siis nagu võetakse ära, et siis oled jälle kehalises kontseptsioonis ja siis ikkagi on see mina, mulle, minu mantra kuskil peenel alateadlikul tasemel ja ikka nagu sa ei ole harjunud nagu andma ennast nagu Jumala ja teiste teenimisse 100%, et see on selline ikkagi selline nagu kohustus, ikkagi sa pead nagu pingutama, see on nagu askees, eks ju, no see on normaalne, eks ju, ongi algaja pühendanud etapp. Aga nii loogiliselt improviseerides jah, et selline, et see Jumala ülistus, see Jumala teenimine on loomulik algne ekstaatiline seisund, kuhu sa jõuad, kui sa natukene, noh, Jumal avab ennast või Jumala pühendunud või pühakirjad avavad, et noh, kes see tüpaaž on siis see Jumal, keda fännida, et sa võid fännida mingi filminäitajat, rockstaari ka, nagu ma olen mingit muusikud fänninud, eks, noorest peast ja nii ja naa, kuna nad on ka, vaata, andekust fännitakse ja või ilu või tarkust või ikka nagu fännid, noh, mingeid asju, aga noh, algselt sa saad aru, et noh, lõpuks jõuad sinna, seal ei ole võrdset nagu. et see Jumala fännimine on esiteks loomulik seisund, teiseks ta on
noh, vahend, et sinna jõuda, kui seda teed, see nagu puhastab, eks ju, kui sa üritad seal midagi ikkagi, oi, aitäh, jumal, nagu tänulikkus kultiveerida, alandlikkus, kuigi see on veel natuke kunstlik.